Kui mõtleme haridusega seotud ametitele, siis esimene asi, mis meile pähe tuleb, on muidugi õpetajad. Õpetajad on ju need, kes panevad hariduse käima ja tänu sellele meie noored saavad üldse haritud. Kujutage nüüd korra ette haridust ilma õpetajateta. Meil ei oleks kedagi, kes noori õpetab. Noored oleksid puudulike teadmistega ja eluks korralikult mitte ette valmistunud. Haridust kui sellist enam ei oleks. Sellise probleemiga võime me varsti vastas seista, kui me ei võitle õpetajate pideva vähenemise vastu. Juba täna vaevlevad mitmed Euroopa Liidu riigid õpetajate puuduse käes ning relevantseks probleemiks on ka õpetajate keskmise vanuse pigev kasv. Praegu on Euroopa Liidus juba 37% õpetajatest üle 50 aasta vanused. Õpetajaid ja eriti just noori õpetajaid on meil hädasti juurde vaja, aga õpetajaametile vaadatakse tihtipeale negatiivses valguses. Meie hariduskomisjonis soovime keskenduda just probleemidele, mis põhjustavad õpetajate vähenemist ning nende probleemide lahendamisele ja ka õpetajaameti rohkem atraktiivsemaks muutmiseks tänapäeva noortele. Hariduskomisjon soovib märkida, kuidas õpetajatel on üleliigselt suur töökoormus ja liiga palju lisakohustusi peale lihtsalt õpetamise. Õpetajatele puudub korralik tügisüsteem, mis aitaks neil paremini vaimselt oma ametiga toime tulla. Õpetajate palk ei ole kaugeltki konkurentsivõimeline ning ette kirjutatud õppekava ei anna õpetajale piisavalt valikuvabadust tema õpetamisviisides. Hariduskomisjon kutsub liikmesriike üles andma õpetajatele laiemat ühiskondlikku tunnustust, näiteks erinevate preemiate ja üleriigiliste auhindade näol. Komisjon soovitab ka liikmesriikidel võtta praktikale õpetajaks õppivad tudengeid, et vähendada olemasolevat õpetajate töökoormust ning anda õpetajateks õppivatele tudengitele rohkem praktikat õpetaja valdkonnas. Komisjon, arvestades, et õpetajaameti päris kindel ettekirjutatus muudab ameti ebasümpaatsemaks, julgustab liikmesriikide õpetajad kasutama varieeruvaid õpivorme ja pakkuma välja lahendusi mitmekesistamiseks. Komisjon ka kinnitab piirkondlikul tasandil õpetajate ühingute loomise, kus õpetajad saavad teistest õpetajatest vaimset tuge leida. Me nõuame liikmesriikidelt tungivalt ka noorte seas õpetajate ameti populariseerimist läbi erinevate töövarjutamiste, õpetajameti reputatsiooni tõstmise ning näiteks erinevate avalike esinejate kujul, kes innustavad rohkemaid noori õpetajaametit valima. Haridus on ja alati jääb üheks meie ühiskonna verstapostiks ning rõhutan taas teile, kui vajalik on uusi õpetajaid juurde leida ja õpetajate puudusega võidelda, et meie haridussüsteem jätkusuutlikuna püsima jääks. Loodame, et üldkogu nõustub hariduskomisjoniga ja võtab vastu resolutsiooni, mis aitab meil õpetajate arvu tõsta ja selle läbi hoida alles kvaliteetse hariduse kättesaadavus meie kõigile noortele ja selle läbi investeerides ka meie tulevikku. Aitäh! Aitäh delegaadile! Võite naasta oma komisjoni juurde. Muudatusettepanekut resolutsioonile ei laekunud. Tuleme avatud küsimuste vooru juurde. Kes täiskogust soovib esitada hariduskomisjoni resolutsiooni tööklauslite 1–8 kohta küsimusi? Belgia 57, palun. Aitäh sõna eest, härra president. Ma küsiksin siis kohe punkti 6 kohta, et missugune on siis see õpikeskkond, mis toob õpilaste motivatsiooni tagasi ja kuhu see motivatsioon siis kadunud on või millistel andmetel põhineb see, et õpilaste motivatsioon on kadunud? Aitäh. Poola, palun. Aitäh sõna eest, härra president, ja aitäh ka küsimuse eest. Nimelt, nagu meil on ühes teises punktis välja toodud, siis me kavatseme luua küsitluse, millega me siis uurime, mis on õpilaste motivatsiooni tase ja mis aitaks meil luua õpikeskkonna, mis toob nende motivatsiooni tagasi. Aitäh. Hispaania 13, palun. Aitäh, hea president, hea komisjon. Küsimus punkti 8 kohta. Nimelt soovitate õpetajatele võimaldada riigi eripensionit, et
et vaatasin just siin andmeid, et Kreekas eripensionite peale läheb 2,7% SKP-st. Üks kõrgemaid Euroopa Liidus, Eestis 0,1. Ehk siis, et kust võetakse ressursid siis õpetajatele, ehk siis, et neid eripensioneid, et kui me ei suuda isegi palkasid tõsta, kust leiavad riigid ressursid, et maksta neile ka veel eripensionit? Aitäh! Hispaania, palun. Aitäh, härra president, ja tänan ka küsimuse eest. Meie arvame, et eripensioniteks on võimalik küll leida raha, kas siis vähendades veidi võib-olla teiste eripensionite suuruseid või kärpides mõne muu valdkonna lisa mingisuguseid boonuseid, kuna me tunneme, et haridus on üks, nagu juba sai öeldud, kõige olulisemaid osasid meie ühiskonnast ja see on kindlasti ala, kuhu me peaksime rohkem investeerima. Aitäh! Prantsusmaa 82, palun. Tervist, tänan siiralt sõna eest. Palun adresseerida presidenti. Jah, tänan siiralt presidenti sõnavõtu eest. Et 6. punkt ikka tekkis küsimus, et mis on need täpsemad meetmed, mida te võtate kasutusele keskkonna loomisel ja kas me saaksime ka palun statistikat, mis tõestab, et õpilaste motivatsioon on tõesti väga halvas seisus. Aitäh! Malta, palun. Aitäh, härra president. Aitäh selle küsimuse eest. Statistikaks võime tuua näiteks 2022-2023 aastal läbi viidud uuringu Nõo Reaalgümnaasiumi õpilaste seas, kus ligi 1/3 õpilastest väitis, et nad ei soovi tegeleda õppetööga lihtsalt sellepärast, et neil puudub motivatsioon, nad ei näe, kuidas neil seda tulevikus vaja on. Lisaks mainisid päris paljud, et tegemist on raskete ainetega ja nad ei soovi selle peale kulutada oma aega. Mida meie tahaksimegi siis teha, on see, et me küsime õpilastelt, mis neid täpsemalt häirib, selle juures, milline on nende praegune õpikeskkond ja siis võtta arvesse õpilaste soove, et tagada neile keskkond ja olukord, kus siis oleks õppetöö võimalikult optimaalne ja toimiks suhtlus normaalselt õpilaste ja õpetajate vahel. Aitäh teile! Prantsusmaa 85, palun. Aitäh sõna eest, härra president, ja minu küsimus puudutab 7. klauslit. Nimelt, mida kujutavad endast seal mainitud motivatsioonikoolitused? Kes komisjonis soovib vastata? Austria, palun. Nii. Aitäh küsimuse eest. Vastaksime siis sellele küsimusele niimoodi, et motivatsioonikoolitus, seal me räägiksime siis praegustele õpetajatele ja kaasa arvatud tulevastele õpetajatele, õpetaks siis motivatsiooni erinevaid ülehoidmise viise, näiteks õpilastega aktiivne suhtlemine, nendega rääkimine. Kindlasti uurime välja õpilastelt, et mis viib nende motivatsiooni alla, et õpetajad oskaks ka sellega tegeleda ning õpetame ka õpetajatele, kuidas nende enda motivatsiooni hoida, kuna me teame, et kui õpetaja on klassis motiveeritud, siis see aitab kaasa ka õpilaste motivatsioonile. Aitäh! Slovakkia 114, palun. Aitäh, härra president. Sooviksin teada klausel 4 kohta, et milline siis näeb välja töö varjutamine õpetajale. Kas õpilane siis tuleb koolist ära, et näha, mis õpetaja teeb või kuidas see välja näeb? Hispaania, palun. Aitäh, härra president, ja aitäh selle küsimuse eest. Tahaksimegi rääkida sellest, et meil on vaja õpetajate töö varjutamist samuti, kuna õpilane lihtsalt klassiruumis tegelikult ei näe seda kõiki nüansse ja külge õpetaja tööst. Ehk kui nad päriselt teevad selle töö varjutamist, siis nad näevad ka, kuidas õpetaja plaanib mingisugust tundi, parandab mingisuguseid töid, mida ta teeb nagu tundide vahelisel ajal ja kõik muud nüansid, mis tegelikult ka käivad õpetajate tööga kaasas ja mida see õpilane peaks siis arvesse võtma ja teadma, kui ta kaalub endale tulevikuks õpetaja ametit. Aitäh! Austria 1, palun. Aitäh president, aitäh komisjon. Mul on niisugune natukene teistsugune küsimus võib-olla. Nimelt üleeilsel probleemide komisjoni koosolekul otsustati, et hariduskomisjon tuleks ümber nimetada autode kustutamise komisjoniks. Küsimus on, mis on teie arvamus sellest?
Austria, palun. Aitäh, härra president, ja aitäh väga hea küsimuse eest. Hetkel avaldades siis mittepersonaalset arvamust, kahjuks peame jätma nime hariduskomisjoniks, sest ehkki me väga sooviks tegeleda ka autode hävitamisega, siis kahjuks hetkel on haridus esmaplaanil. Aga lubame teile, et autode hävitamine tuleb meil kohe teise asjana. Prantsusmaa 82, palun. Aitäh, härra president, austatud komisjon, et mul tekkis teie vastusega veel üks küsimus. Kas te ei arva, et õpilaste motivatsioon puudub just põhjusega, neil on mingisugune muu huvi väljaspool kooli ja kas te ei arva, et me peaks hoopis küsitluste asemel ümber struktureerima oma koolitamissüsteemi tõesti pädevamaks õpilaste huvisi? Aitäh! Komisjonis on tõusnud privileegi kaart. Palun korrake oma küsimust uuesti. Kas mul on see? Jah, väga hästi. Kas te ei arva, et küsitluste asemel, kuidas või miks puudub motivatsioon, me peaks hoopis tegelema süsteemi iseendaga ja seda ümber struktureerima õpilaste sobivamaks? Aitäh! Hispaania, palun. Aitäh, härra president. Esiteks ma arvan, et selleks ka, et hakata kunagi ümber ehitama mingisugust koolisüsteemi, me peame endiselt õpilastelt alguses küsima, mida nemad tahaksid, aga hetkel meie situatsioonis me ei näe, et me peaksime õpilaste rohkem motiveerimiseks kohe hakkama muutma kogu meie üles ehitatud süsteemi, vaid meil on võimalik tõsta õpilaste motivatsiooni ka olemasolevas süsteemis. Malta 62, palun. Tänan sõna eest, härra president. Tulen tagasi 4. punkti juurde, et rääkisite, et kui tööväärtust teha, siis õpilased näevad, kui palju raskem on näiteks õpetajate töö. Kas see ei tekitada vastupidist reaktsiooni, et see muudab ametit veel ebapopulaarsemaks? Palun, Austria. Aitäh, härra president, ja aitäh küsimuse eest. Sellepärast me näemegi ette välja kõik ülejäänud punktid siin, mis siis toetavad esiteks õpetajatöö kergemaks tegemiseks ja peale seda tuleks ka need kõik töövarjud, millega hakatakse nägema, kuidas õpetajatöö on nüüd paremaks muutunud ja tänu sellele noored valivad rohkem õpetajaametit. Aitäh! Aitäh ja liigume edasi tööklauslite 9–16 juurde. Kes soovib sõna võtta? Hispaania 14, palun. Ja aitäh, härra president, ja aitäh, komisjon. Küsimus tekkis kohe sätte number 10 kohta, kus tuuakse välja, et soovitab võtta praktikale õpetajaks õppivaid tudengeid. Kas see pigem ei suurenda töökoormust õpetajatel nende praktikale võtmine? Aitäh. Holland, palun. Aitäh, härra president, sõna eest ja aitäh küsimuse eest. Ei, me ei arva, sest need tudengid hakkavad ka õpetajaid aitama. Nii et ka õpetajad saavad abi ja siis tudengid saavad rohkem praktikat. Aitäh. Palun, Holland 21. Aitäh, härra president. Sättes 9 räägitakse õpetajate lisatöö tasustamisest. Kuidas määratakse, mis on lisatöö ja kuidas seda mõõdetakse? Aitäh. Prantsusmaa, palun. Aitäh, härra president, sõna eest ja aitäh küsimuse eest. Lisatööks peame siis meie konsultatsioonitundide andmist õpetajate, kui õpetajad tegelevad kooli väliste probleemidega ja ka veel ürituste korraldamine. Aitäh. Austria 3, palun. Aitäh sõna eest, härra president, ja minu küsimus on siis natuke täpsustav. Et 13. punktis olete maininud, et tugevdate kollektiivi, et mida te mõtlete kollektiivi all, kas on õpetajate vahel, õpilaste ja õpetajad või kes see kollektiivi siis kuulub? Siuke täpsustusküsimus, aitäh. Austria, palun.
Aitäh, härra president, ja aitäh küsimuse eest. Siin mõtleme kollektiivi kui siis kooli õpetajad ja personal. Aitäh. Itaalia 32. Aitäh sõna eest, president, ja mul on küsimus 12. punkti kohta, kus julgustatakse lapsevanemaid esmalt rääkima sotsiaalpedagoogia probleemidest ning alles siis, kui vaja, kaasata õpetaja. Kas te ei arva, et esiteks võib see tekitada sotsiaalpedagoogidele väga suure koormuse, kui kõik lähevad enda väikseste probleemidega juba nende poole, ning teiseks, kas pole parem, kui õpetajaga on probleem, pöörduks otse õpetaja poole, et õpetaja saaks sellest kohe teada ja oskaks seda parandada? Aitäh. Poola. Palun. Aitäh sõna eest, härra president, ja aitäh küsimuse eest. Aga see tegelikult ongi lahendus probleemile, kuidas me saame vähendada õpetajate koormust, sest me soovime, et õpetajad saaksid tegeleda sellega, mis on nende tööülesanne ehk õpetamine, ja sotsiaalpedagoogi ülesandeks jääb siis ikkagi tegelema nende väiksemate probleemidega, ja kui see probleem on piisavalt mõjukas ja arvatakse, et on vaja kaasata õpetaja, siis ka seda tehakse. Aga lihtsalt esmaselt koormatakse nii-öelda siis nende muredega sotsiaalpedagoogi, sest see tõesti on tema töö. Aitäh. Austria 2, palun. Aitäh, härra president. Komisjonile küsimus siis 13. punkti kohta, et korraldame siis ühistegevusi õpetajatele, aga ma väidan, et kõik õpetajad ei ole siiski sellised sotsiaalsed loomad. Nad on introverdid, et kas see punkt siis diskrimineerib introverte. Lisaks sellele on õpetajate seas siiski palju probleeme. Kindlasti on õpetajate seas ka vägivallatsejaid, vägistajad, alkohoolikuid. Ehk siis tekib mure, et kas kasvab kodu- ja töövägivald. Palun vastust nendele küsimustele. Aitäh. Holland, palun. Aitäh, härra president, sõna eest ja aitäh küsimuse eest. Meil on siin kirjas julgustab, mitte kohustab, nii et kui õpetajad ei taha selles osaleda, siis nad ei pea. Aga muidugi oleks häid, kui nad ikka osalesid. Belgia 57, palun. Aitäh, härra president. Mul tekkis küsimus punkti 11 kohta, et siin on kirjas, et kutsub üles koole rohkem toetama oma õpetajaid vaidlustes ja konfliktides õpilaste lapsevanematega. Kas saate palun selgitada, mida te mõtlete selle punkti all ja mis selle punkti mõte üldse on? Malta, palun. Aitäh sõna eest, härra president. Aitäh küsimuse eest. Punkti mõte seisneb siis selles, et praegu küllaltki tihti näeme me olukorda, kus õpetajad tunnevad, et nad on oma muredega siis üksi, kus neid ründavad õpilased, kes on saanud halva hinde või kellele lihtsalt ei meeldi see konkreetne õpetaja. Loomulikult lapsevanemad võtavad oma laste poole. Ja selle punkti mõte seisnebki siis selles, et selle asemel, et õpetajad oleksid oma nende muredega üksinda, et kool siis võtaks vähemasti kindlalt õpetajat nii-öelda kaitsva positsiooni, eriti siis olukordades, kus õpetaja tegelikult ei ole midagi nii kardinaalselt valesti teinud. Aitäh teile. Slovakkia 114, palun. Aitäh, härra president. Mul on küsimus klausel 14 kohta, et see räägib õpetajate mentorlusprogrammist. Kas see koormaks õpetajad veel rohkem üle, kui nad peaksid nüüd teisi õpetajaid ka mentorlema? Hispaania, palun. Kas see töötab? Aitäh president sõna eest ja aitäh ka selle küsimuse eest. Me arvame vähemalt, et mentorlusprogramm selles mõttes on siis loodud selleks, et noored ja uued töötajad saaksid paremini kohaneda, aga me tunneme, et seda mentorlusprogrammi ei pea läbi viima õpetajad, kes nagu praegu aktiivselt töötavad õpetajana, vaid võib-olla inimesed, kes seda on kunagi varem teinud, või siis seda võivad teha õpetajad, kes on valmis endale seda kaasa võtma ja kes on valmis siis nii-öelda looma ka uusi häid suhteid, näiteks iseenda töökeskkonna sees. Aitäh teile. Itaalia 33, palun. Aitäh sõna eest, härra president.
ja tekkis siis komisjonile küsimus seoses 15. punktiga. Siin on siis mainitud seda, et õppeaineid peaks omavahel lõimima ja tunde peaks läbi viima erinevates õpikeskkondades. Ja siis te mainisite enne, et õpetajate töö võiks muutuda kergemaks, et kuidas see esiteks muudab seda kergemaks ja teiseks, kuidas see lõimimine üldse välja näeb või milline on nagu üks näide sellest lõimimisest? Austria, palun. Aitäh, härra president, ja aitäh võrratu küsimuse eest. Me mõtleme, et see teeks tööd kergemaks, selles osas, et kui õppejäänud on omavahel lõimitud, saad rääkida ka näiteks teiste ainete õpetajatega läbi ja planeerida paremini õppekava ette, et sa ei ole täitsa üksi selles kohutavas võitluses, vaid sul on enda kollektiivi kaaslased kaasa ümber. Ning ja, aitäh. Malta 62, palun. Tänan sõna eest, härra president. Liigun siis 11. punkti juurde, et kutsub koole rohkem toetada õpetajaid vaidlustes ja konfliktides õpilaste ja lapsevanematega. Seega, kui kool toetab vaid õpetajad, aga kui on olukord näiteks, et õpetaja on hoopis vales kohas, kas kool ei peaks toetama nii õpetajaid kui lapsevanemaid olenevalt olukorrast? Kas see oleks parem lahendus? Poola, palun. Aitäh, härra president, sõna eest ja aitäh küsimusest. Aga vabandust, ma kaotasin järje ära. Nimelt õpetajaid tavaliselt jäetakse üldiselt rohkem üksinda kooli poolt, nii et me siin oma punktiga kutsumegi üles koole sagedamini võtma osa vaidlustest nii-öelda siis õpetaja poolse toetusega. Muidugi tuleb toetada ka lapsevanemaid, aga eesmärk ongi välja selgitada tõde ja õpetajaid ikkagi rohkem tuua pilti võrdsetena. Aitäh. Ja Austria soovib lisada vastust. Suur aitäh, härra president. Soovin ka lisada, et sellest räägime täpsemalt klauslis 12, kus räägib, et lapsevanemad räägivad probleemidest sotsiaalpedagoogi, aga kui probleem on piisavalt tõsine, siis kaasatakse sinna ka õpetaja ja siis ei ole enam see ainult, et toetatakse vaid õpetajaid, vaid kui nähakse, et lastevanematel on õigus, ütlemegi, et sul ongi, nagu Austria 2 tõi välja, mingi vägivallatseja ja nii edasi enda koolipersonalis on ju, siis toetame ka lapsevanemad kindlasti. Selles ongi kirjutatud täpsemalt klauslis 12. Aitäh. Aitäh ja liigume edasi tööklauslite 17 kuni 24 juurde. Prantsusmaa 85, palun. Aitäh sõna eest, härra president, ja minu küsimus puudutab klauslit 21. Kuidas te saate kindlustada näiteks ala Ida-Virumaal selle, et teil on piisavalt neid keeleoskajaid õpetajaid? Aitäh. Komisjon tõstis üles privileegi kaardi. Palun korrake oma küsimust. Okei, aitäh sõna eest. Ja minu point oli siis selles, et põhimõtteliselt kuna võib-olla Ida-Virumaal siis nagu nende õpetajate nii-öelda keeleoskused ei ole nii kõrged, kuidas te kavatsete lahendada selle probleemi, et kõik teie õpetajad oleksid siiski täielikult keeleoskajad? Aitäh. Austria, palun. Aitäh, härra president, ja aitäh ka võrratu küsimuse eest. Siinkohal räägime sellest, kuidas saaks õpetajaid sisse tuua ka mujalt, nagu praegu on siis case Ida-Virumaaga. Lisame kindlasti juurde ka seda, et võite öelda, et on ju õpetajate puudus, kus me neid teisi õpetajaid leiame, aga
kuna me juba tegeleme õpetajate töö palju paremaks muutmisega ja loodame, et see toob ka meile vastutasuks siis rohkem õpetajaid juurde, siis usume, et neid pädeva keeleoskusega õpetajaid leiab kindlasti kuskilt mujalt. Ehk siis saab alati saata mingi hea sõbra Ida-Virumaale. Aitäh! Saksamaa 102, palun. Tekkis küsimus selle... Palun adresseerida presidenti. Aitäh, härra president. Tekkis küsimus 18 kohta, alaklaasi 1 kohta. Kuidas saab tagada koolilähedase eluaseme, kui on asjad olemas nagu ülerahvastus? Holland, palun. Aitäh, härra president, sõna eest ja aitäh küsimuse eest. Kus siis võib rajada siis linnades näiteks uusi maju ja sinna saab majutada õpetajaid või siis kasutada vana maju. Näiteks selline süsteem on praegu Maardus, et siis õpetajatele pakutakse elukoht Maardus, kui nad tulevad Maardusse õpetama. Ja siis Maardu linn leidis sellele nagu rahastuse ja ma usun, kui selline väike Euroopa linn sai nagu selle rahastuse, siis teised linnad saavad hakkama ka. Aitäh. Rootsi 94, palun. Aitäh sõna eest, härra president. Mul on siis ka 21. klausli kohta küsimus, et mida te täpselt selle keelebarjääri all mõtlesite, et kas näiteks vene keelt kõnelevate õpilastega eesti keeles rääkimine ei aita neil just paremini eesti keelt õppida või tuua paar näidet siis selle keelebarjääri kohta, palun? Hispaania, palun. Aitäh, härra president, ja aitäh küsimuse eest. Me mõtleme keelebarjääri all ka näiteks seda, kui Ukrainast tuleb meile hunnik õpilasi, kes lihtsalt räägivad pidevalt vene keeles ja me ei hakka panema neile eestikeelset õpetajad, kuna nende vahel on keelebarjäär, ehk siis me võime anda neile vene keelt oskava õpetaja, kellel on vähemalt C1 tase siis antud keeles, millest õpetama hakkab. Aitäh. Rootsi 91, palun. Aitäh sõna eest, härra president. Puudutan küsimusega punkti 18 alampunkt 3. Toote välja, et olete nõus hüvitama transpordikulud sõidupäeviku alusel ja eile ilmnes, et olete nõus hüvitama ka isiklikule autole kulunud kütuse. Kas see mitte ei motiveeri õpetajaid valima eraautot üle ühistranspordi, aga te ise nimetate ennast peaaegu mitteametlikult, et olete autode hävitamise komisjon? Malta, palun. Aitäh, härra president, sõna eest, aitäh selle küsimuse eest. Esiteks tahaksin täpsustada, me ei ole autode hävituskomisjon. Teiseks tahaksin tähelepanu pöörata faktile, et on paljusid kohti, kust ei ole muud võimalust liikuda kas siis suuremasse asulasse või siis praegusel juhul siis kooli juurde, ilma et kasutaks selleks isiklikku autot, kuna ühistransport lihtsalt ei ole paljudes kohtades piisavalt hästi korraldatud. Ja muidugi me ei hakkaks kinni maksma õpetajate erasõite ala, kui nad lähevad lihtsalt pühapäeval Tallinnasse shoppama, vaid ikkagi siis ainult tööle ja tagasisõidud. Aitäh teile! Aitäh! Prantsusmaa 81, palun. Aitäh sõna eest, härra president. Minul on küsimus 21. punkti kohta. Et teil on siin öeldud, et te määrate ametisse pädevad keeleoskajad õpetajad, aga kust me need õpetajad võtame, kui te nagu ise mainisite, meil on õpetajatest puudus? Aitäh. Hispaania, palun. Aitäh, härra president, ja aitäh küsimuse eest. Küsisite meilt, kust me need antud õpetajad saame. Ma ütleksin, et Eesti kontekstis on siis keelebarjääriga kõige rohkem probleeme venekeelse õppega ja me leiame endale õpetajad võttes
olemasolevad vene keelt õpetavad õpetajad ja lihtsalt võtame nad klassiruumi kaasa selleks, et nemad saaksid olla siis mitte otseselt nagu tõlgiks, vaid juhendajaks, kes saab päriselt nende õpilastega suhelda. Minu point on see, et nende keelebarjääridega, millega meie Eestis tegeleme, nende jaoks on meil vastavad nii-öelda keeleoskajad täiesti olemas. Aitäh! Austria 2, palun. Äh, 18 siis. Alustame sellest, et sellise eluaseme tagamine, see on ju puht kommunist-sotsialistlik iba, et kui me lähme tagasi mõnikümmend aastat tagasi, siis Nõukogude Liidus tehti täpselt sama asja. Ehk siis kas me loome siis Euroopa sotsialistlike vabariikide liidu, et kas te toetate oma eelnõuga siis demokraatia ja kapitalistliku ühiskonna, see oli hävingut. Lisaks, iga inimese elukutse on ju siiski tema enda valik, seega ka elukoht, et ma ei näe nagu probleemi. Ja mis siis, kui õpetaja siis näiteks töölt lahkub, et mis juhtub tema elukohaga, kas ta saab selle endale või jätame töötaja siis üldse kodutuks, et siin on nii palju ohte, et see eelnõu, see on nii auklik, et jah, aitäh. Austria, palun. Suur aitäh, härra president, ja suur aitäh küsimusest. Esiteks täpsustan, ajalooliselt Nõukogude Liit ikka kopeeris seda Euroopa mudelit, meie mudelit kopeeris siis Nõukogude Liit. Ehk siis meie olime esimesed ikka, Nõukogude Liit oli teine. Teiseks, küsimus eluaseme kohta. Kui õpetaja lahkub töölt, siis saab kool temaga kindlasti läbi rääkida, kas ta siis eelistab seda sama eluaset endale ikka jätta, või siis soovib lahkuda sellest, et see oli pigem selline ajutine koht, kus sai paremini kooli minna. No, see kõik on läbi räägitav ning ega me oleme demokraatlik ühiskond ning siin peabki läbi rääkima. Aitäh! Aitäh! Ja sellega on avatud küsimuste voor lõppenud. Kas keegi täiskogus soovib esitada resolutsioonile vastukõne? Belgia 72. Siis on Poola 72, vabandust. Kas ma võin hakata rääkima? Võite alustada. Nii, antud hetkel meil on tegemist ääretult aukliku eelnõuga. Ainsad reaalsed motivaatorid selleks, et õpetajaid tuleks rohkem, mis tegelikult töötaksid, on need samused maagilised pensioni, stipendiumid, preemiad ja lisatöö tasustamised, mille jaoks meil ei ole raha. Me oleme praegusel majanduslanguses, Eestis näiteks on kohutav, meil on riigivõlg, suureneb väga palju, raha pole põhiliselt mitte millegi jaoks, pidevalt eelarvet lõigatakse ja nüüd peaksid kusagilt tulema hiiglaslikud rahastused õpetajatesse. Eripensionid on kohutavalt kallid, lisaks te tahate anda neile elamud, see on nagu lihtsalt hiiglaslik investeering, mille jaoks meil ei ole raha, nii et see nagu ei ole praktiliselt tehtav. Ning peale selle te toote ka otsest kahju sellega, et teil on enamus teie eelnõust koosneb aega röövivatest punktidest. Te soovite sisse tuua töövarjutamise, te väidate küll, et see kuidagiviisi need samused tudengid, kes seal tulevad töö varjutama, annavad aega juurde, aga tegelikult õpetajad siiski peavad nad läbi koolitama, peavad neile andma materjale, peavad neid juhendama ning leian, et see kokkuvõttes võtab rohkem aega, kui annab. Peavad läbi tegema motivatsioonikoolituse, peavad olema keelepädevad, ühesõnaga te tõstate kvalifikatsioone, mis veelgi enam siis õpetajad peavad veelgi enam õppima ning sellest tulenevalt tuleb õpetajaid vähem. Ja tudengite praktikatega on ka see probleem, et tudengid
ei anna kuigi hästi tunde, ütlesid omast kogemusest, nad ei oska absoluutselt õpetada ning sellega kolinal langeb siis haridustase ning mentorlusprogramm samamoodi röövib õpetajatest seda niigi vähest aega, mis neil on. Ühesõnaga kokkuvõtteks, ainsad päriselt töötavad motivaatorid selles resolutsioonis on rahalised, mida me ei saa rahastada ning enamus võtab õpetajatelt nende vähest aega niigi vähemaks. Aitäh teile! Nendel põhjustel palun, ärge hääletage selle poolt. Aitäh! Võite naasta enda kohale. Kes soovib komisjonist esitada lõppu kõne? Malta, palun. Aitäh, härra president, sõna eest. Austatud president, asepresidendid, kallid kaassaadikud ja lugupeetud kuulajad. Vastukõnes toodi välja, et meie ainsaks päriselt töötavaks lahenduseks oleks siis raha ja väideti, et selle jaoks ei leiaks me raha, ei leiaks me vajalikke. Esiteks tahaksin välja tuua, et see siin, kus me oleme, on Euroopa Parlamendi sisuliselt simulatsioon, meil on need rahalised vahendid olemas. Teiseks, kuigi oleks tegemist päris olukorraga, siis kuigi meie lahendused võib-olla näiliselt tunduksid mitte kõige paremad finantsilised otsused, siis tegelikkuses on tegemist investeeringuga tulevikku. See raha, mille me praegu panustaksime haridusse ja õpetajatesse, tuleks meile tegelikkuses ringiga tulevikus tagasi, sest noored on need, kes aitavad siis meie riiki edasi. Räägiti veel pikalt sellest, kuidas see teeks õpetajatele kahju ja võtaks neilt ära aega. Tegelikkuses need tudengid, kes tuleksid õpetajatele reaalselt appi, et vähendada nende töökoormust, oleksid juba esmalt läbinud baaskoolituse, kuna nad on tudengid, kes tulevad ülikoolist, nad on seda juba varem õppinud. Õpetajate puudus meie koolides on suureks probleemiks, millega on tarvis tegeleda nüüd, kohe ja praegu. Noored on meie tulevik, kuid lapsed on meie olevik. Selleks, et meie tänastest lastest kasvaksid homseks haritud noored, kes on täieõiguslikud ühiskonna liikmed ning valmis võtma üle teatepulga, ei saa me üle ega ümber tõsiasjast, et vaid õpetajad suudavad neile anda teadmisi, mida nad edukaks tulevikuks vajavad. Oma resolutsioonis tõime välja mitmeid lahendusi, kuidas probleemiga võidelda eri aspektidest, sest mõistame, et peamiseks probleemiks pole mitte lihtsalt õpetajate puudus, vaid pigem väga vähene noorte õpetajate juurdekasv. Seda põhjustab vähene huvi ja kohati ka hirm õpetaja ameti suhtes. Samuti õpetajate ebanormaalselt suur töökoormus ja minimaalne tänu tehtu eest. Siinkohal ei tohiks unustada ka kurba tõsiasja, et õpetajad on kaotamas oma autoriteeti. Viimaste aastate jooksul on õpilaste ja nende vanemate sõnaõigus kasvanud vaat et suuremakski veel kui õpetajate oma. See toob endaga kaasa üldise maine languse. Austus õpetajate ja nende töö suhtes on niigi häbiväärselt väike. Kõigile neile probleemidele tõime reaalseid lahendusi, kas siis tugisüsteemide, erinevate programmide, õpetajatele suunatud ühingute loomise, praktikantide või toetuste ja boonuste näol. Me leiame, et tänasel päeval on õpetajate töö äärmiselt tänamatu ja stressirohke amet. Nad töötavad tihti ületunde, tegeledes mitte ainult kõigi oma töökohustustega, vaid võttes enda kanda ka korravalvuri, lepitaja, suunaja, juhi ja nõuandja rolli. Me väärtustame õpetajaid ja nende panust ühiskonda. Samuti mõistame probleemi tõsidust. Haridus on tänapäeva ühiskonna fundamentaalne alustala, kuid ilma õpetajateta kukub kogu süsteem lihtsalt kokku. Kutsun kõiki Mudel Euroopa Parlamendi saadikuid üles hääletama hariduskomisjoni resolutsiooni poolt, sest viies teide meiepoolsed ideed pakume õpetajatele tasu, mille nad on oma töö ja vaevaga välja teeninud, sest ainult nii jõuame me päriselt probleemide lahenemiseni. Aitäh teile! Aitäh lõpukõne esitajale. Palun komisjonil naasta enda kohtadele täiskogu saalis.
algab hääletus hariduskomisjoni resolutsiooni vastuvõtmise üle. Hääletada saab poolt, vastu või jääda erapooletuks. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Kolmekümne ühe poolt, 18 vastu ja 7 erapooletuga on hariduskomisjoni resolutsioon vastu võetud ja heaks kiidetud. Aplodeerimine on päevakorras.